tere! Meie oleme Helena ja Keili ja me oleme turundusagentuur Corellist ja täna räägime teile videoturundusest. Võib-olla räägime ka sellest, et me käisime Paunkülas e-Fatbike matkal. Et lihtsalt toome selle sisse sellepärast, et see on meie koostöö ühe kliendiga ja meil on lihtsalt nii äge emotsioon sellest ja kuna avalikud matkad käivad ja sinna on juba registreerimine avatud, siis me tahame lihtsalt tuua selle ägeda sündmuse või matka teieni. Me tegime seal koha peal ühes bussis, metsas, ilusas lumises metsas tegime video teile, mis oli selline hästi kiiresti, et kuule, võta kaamera välja, teeme ruttu ära. Ja siis tegime kiirelt ära, et see, mida me seal räägime, et see on nagu täiesti eksprompt puusalt tekst. Ehk siis vaadake nüüd seda videot siis. Me oleme jõudnud e-Fatbike'i matkale. Paunkülla. Yes. Nii et sealt ei saanud hetkel läbi, kus me tahtsime minna. Ja nüüd me peame mingit ohtlikku teed minema, kus me alguses tegelikult ei pidanud minema. Ja vaadake, kui ilus siin on. Nii et kõik Paunkülla kodulehele broneerima endale Fatbike'i matka, sest et see on üks vinge vaimne teraapia. Just nii. Et lähme siis videoturunduse teema juurde. Et räägime populaarsetest tööriistadest, ehk siis mida siis kasutada oma video töötlemiseks. Mainiks ära võib-olla parimad, mis on algajatele, ehk siis CapCut ja iMovie, ehk siis platvormid, mida me ise ka kasutame. Nad on lihtsasti kasutatavad ja tasuta. Tegelikult oleme ka välja toonud siin professionaalsemad tööriistad, et ongi Adobe Premiere Pro ja Final Cut ja DaVinci. Et Keili on nendega kokku puutunud, aga tegelikult seal vist ei ole otsest vahet, et kõigil on ikkagist üks süsteem selle taga. Lihtsalt võib-olla professionaalsematel platvormidel on sul rohkem mingeid efekte. Aga kui sa oled alles alustav, nagu meie tegelikult on ja, siis meil ei ole vaja kõiki neid efekte kasutada, et me saame need ilusti kätte CapCutist ja ka iMovie'st tegelikult, mis on siis Apple'i sees juba olemas on ju platvorm ja rakendus. Et CapCutil lihtsalt võib-olla on rohkem gifide, piltide ja videote võimalust on ja heli võimalusi ka, mingid sound efekte, aga mina ise ei ole veel iMovie'ga proovinud, aga tegelikult Keili on iMovie'ga siis monteerinud 2 esimest meie videot. Ja rääkides varustusest, siis milline võiks olla varustus, et võiks olla kindlasti 3 asja, ehk siis statiiv, et see on eriti kasulik siis, kui sa filmid näiteks üksinda, lisaks mikrofonid, et nagu eelmistes videotes meil ei olnud mikrofone, kuna ma ostsin endale uue telefoni, siis mikrofonide saatja, mis käib telefoni külge, ei olnud sobiliku USB-C otsaga. Siis kasutada. Aga nüüd täna meil on mikrid olemas. Nii et saame ise ka võib-olla seda vahet näha ja kuulda, pluss veel teie ka on ju. Ja kindlasti võiks olla ka valgustus, ehk siis kui on selline hämar hall ollus meil siin nagu ikka Eestis kombeks, siis kasutada näiteks kas softboxi mingit väiksemat või siis ringlighti. Et ringlighti puhul on see, et sa saad temperatuuri vastavalt siis vajadusele regullida, et kas see soojamaks või külmemaks. Aga oleneb vist ringlightist või need kõikidel ei ole võimalus? Kõikidel vist ei ole aga minu omal on võimalus. Aga milleks üldse softbox siis? Milleks kasutada? Ma ei oskagi öelda, et miks üks on parem kui teine, aga softboxi ma ise olen kasutanud pigem just nagu fotograafi pool, aga jällegi võib-olla sa leiad nagu hinnaklassis sellise softboxi, mis on odavam kui ringlight näiteks ja siis sa nagu eelistad ühte teisele. Et ma ei oska täna öelda, et miks üks on parem kui teine, aga kindlasti igaüks. Ja ringlight on väike, kompaktne, siis softbox on nagu suur on ja. Et võib-olla see on kõige suurem nagu erinevus, mida mina oskan tuua. Jah, aga ma mainiks ka selle ära, et tegelikult saab väga miinimum tingimustega hakkama, et meil näiteks täna ka ei ole statiivi, et saab alati ise ehitada selle, pluss siis meil ei ole ka täna ringlighti või softboxi, et lihtsalt päevavalgus, et tegelikult see ka ajab asja ära kindlasti, aga oleneb ilmast, et siis sa peadki lihtsalt päevavalges need videod ära tegema endal. Aga kas kaamerat läheb üldse vaja või tegelikult saab ju ka telefoniga hakkama, on ju?
et noh, meie ka filmime oma videosi iPhone'iga. Noh, minul on iPhone 14, sul on iPhone 16 on ju, et seal on juba väga head kvaliteedi siis tunnused või? No seal on nagu funktsioonid, mida siis kaameraga nagu võrdsustada. iPhone 16-ga on isegi filme filmitud. Ka mingi Apple'i mingisugune reklaam, et nüüd, et sul on nagu jah, et nüüd on sul põhimõtteliselt telefon, millega filmi kas või maailma tasemel movie nagu. Aga millised võiksid olla seadistused, kui sa filmid? Siis filmid 4K-s on ju, siis 4K jääb mega suure mahuga. Ehk siis kui sa tahad seda mingi tasuta programmi tõmmata, siis on see, et sul ei ole võimalik seda renderdada. Ehk siis see nagu on liiga suur ja sa pead sellest maksma. Aga, ja mida meie tegimegi eelmiste videote puhul oli see, et me panime muudkui aga 4K peale on ja vaatasime, meie video maht on 25 giga, siis sain igal pool terroreid, sa ei saa siia üles laadida. Ma ei saanud isegi jagada Drive'is seda nagu ilma, et ma oleks ostnud siis juurde mahtu. Ja siis ma pidingi reaalselt cuttima selle video 3-ks ja hakkama juppide kaupa igal klipil lihtsalt nagu kvaliteedi mahtu maha tõmbama. Et lõpuks nagu ma tõmbasin nagu, ma ei tea, mul oleks mingi mitmeid tunde selle jaoks, et ma saaks video üldse töötlusprogrammi. Ja täna ma soovitakski panna sisse siis HDR, ehk siis mis annab sulle dünaamilise ulatuse videol, ehk siis sellised liigutused, mis me siin teeme, on hästi sujuvad. Lisaks panna siis 60 FPS-i, ehk siis frame per second. Helena oli väga hea näide, mis see FPR tähendab. Ja, et FPR, oligi FPS. Ühesõnaga, FPS on ju, see siis frames per second. See tähendab siis seda, et kui sa näiteks joonistad mingi tegelase endale vihikusse ja hakkad neid lehti niimoodi lappama, et kui kiiresti see tegelane seal liigub. Et sama on ka sellega, et kas sa kasutad siis 30 FPS või 60 FPS, et kui sujuv see liikumine 1 sekundi jooksul lõpuks siis on. Et meie panime hetkel 60 FPS, aga tegelikult 30 jääb ka väga hea, et 30 võiks näiteks teha Reelse. Ja noh, lihtsalt ka jääb väga loomulik efekt nii-öelda. Aga 60 võib olla kasutada, kui sa, ma ei tea, teed rohkem in-action, mingit videot, et kus sa ka liigud on ja. Aga jah, võib-olla nende kahega siis mängida ja lihtsalt teadmiseks teile, et mis see üldse on. Ehk siis frames per second. Kuna 2025 aasta trend on Reelside loomine või üldse videoturundus, siis võib-olla tooks mõned punktid, et kuidas siis üldse alustada. Et kõigepealt kindlasti vaata, et kas sa oled pigem selline inimene, kes soovib anda inimestele edasi harivat sisu, meelelahutuslikku sisu või pigem tahad just olla selline, kes käib näiteks TikToki trendidega kaasas. Et või miks ka mitte teha esimene video hoopis nii, et võtad CapCuti valmis malli ja lihtsalt paned nagu oma video sinna malli ja vaatad, kuidas tuleb. Ja Instas on ka olemas need mallid või template'id nii-öelda, et tegelikult nii lihtne on tänapäeval videot luua. Ja hoida ikkagist lühemana, et meiega kas või YouTube'is on ju, et sa ei tee võib-olla neid hiiglaslikke 30-minutilisi videosi, vaid me proovime ka teha võimalikult lühidalt, anda nagu väärtuslikku infot edasi, et jah, lühike formaat on selle aasta märksõna kindlasti. Ja ka tekste ja subtiitreid kasutada, et igaüks võib-olla ei vaata su videot heliga, et näiteks kui sa oledki, ma ei tea, bussis liikled on ja oled seal istud, et siis sa ei taha seda heliga vaadata, et siis kasutada supakaid ka. Jep, aitäh, et sa vaatasid meie videot, kindlasti like'i ja pane ka subscribe, sest et siis me tunneme, et me siin ei räägi ainult iseendaga on ju. Ja kindlasti vaata meie sotsiaalmeediat, et seal meil ikka iganädalaselt väga aktiivselt toimub mõttetöö ja praegu meil on ka praktikandid, kes siis väga head nagu sisu toodavad ja et praegu on muideks ka meil sõbrapäevaloos käimas, et jõuate veel osaleda ka seal. Ehk siis let's go! Yes. Ja üks asi veel, et kui
kui teil on mingeid teemasid endal, millest te tahate teada, siis andke meile teada, et me oleme mingeid ideid juba kogunud, saanud ja oleme ka saanud kriitikat ja oleme ka saanud kiitust, et aga kõik võtame vastu, et me olemegi sellel teekonnal praegu alguses ja tegelikult jah, kui sa ise ka mõtled, et kas alustada või mitte, siis me alati push ime, et pigem alusta, teeme selle teekonna koos läbi ja jah, kasvame koos. On ju? Davai. Davai, tšau! Bye!